Sisenedes kirikusse, heitke pilk mälestustahvlile, kus on kirjas kõikide Peetri kihelkonnast pärit Vabadusristi kavaleride nimed. Tahvel paigaldati sinna alles mõned aastad tagasi ja see on kohaliku rahva tänu oma kangelastele. Nii nagu kunagi aastaid tagasi rajas tänulik Peetri kihelkonna rahvas selle mälestusmärgi Vabadussõjas langenuile. Kindlasti on kohaliku rahva hulgast neid, kelle jaoks nii mälestustahvlil ka Vabadussõja mälestusmärgil kirjas olevad nimed tähendavad palju. Nad on kellegi isad, vanaisad, vanavanaisad, esivanemad. Enamuse jaoks on aga tegemist tundmatute kangelastega, kellest me teame vähe. Mälestusmärgi ees asuvalt auatähiselt loeme. Siin uhkab Jumala rahus 7. polgu 5. roodu ülem, lipnik Aleksander Pall, sündinud 30. augustil 1895, langenud Eesti sõjas Petseri sihis 23. aprillil 1919. Kogu teosest Järvamaa võime lugeda, et lipnik Aleksander Pall oli üks 16 järvalasest, kellele anti Vabadusrist postuumselt. Ta juhtis Järvamaa kaitsepataljoni sõdureid ja langes aprillis 1919 Pankjavitsa all. Kas peaksime temast ja teistest kangelastest rohkem teadma? Kindlasti. Kas või juba sellepärast, et just mälestus nendest kangelastest aitab meie noortel põlvkonnal kanda edasi oma isade tahet isamaa vabaduse kaitsmisel. Õnnitlen teid kõiki Eesti Vabariigi aastapäeva puhul ja soovin, et sel pidupäeval mõtisklesite veidi möödunud aegadele ja käidud teele. Usume koos, et Eesti riigi ja rahva tulevik on meie oma kätes ning olgem kindlad ja kandkem seda usku oma südames. Paremad päevad ootavad ees. Iseseisev riik ei ole asi iseenesest. Ta ei teki ilma tahte, ilma võitluseta. Ja täna siin Peetri kiriku juures Järvamaleva nimel ütlen, et Järvamalev teeb kõik selleks, et ei korduks need ajad, mis on juhtunud ajaloos, ja teeb kõik selleks, et säiliks Eesti iseseisvus ja rahu meie maa peal. Kõigile teile soovin õnne, edu ja peale hakkamist tänasel Vabariigi 92. aastapäeval. Head koolviibijad, täna 24. veebruaril asetatakse üle terve Eesti lilli Vabadussõjas langenud mälestusmärkidele. See on märk sellest, et me ei ole midagi unustanud. Et me ei ole unustanud, milline on vabaduse ja vabariigi hind. Need mehed, keda me täna meenutame, maksid kõrgeimat hinda, mis võimalik. Maksid kallimaga, mis neil oli, maksid oma eludega. See on märk ka sellest, et ka meie oleme ja peame alati olema valmis oma vabaduse eest seisma. Kui vaja, siis ka relvaga käes. Soovin teile kõigile õnne vabariigi aastapäeva puhul ja soovin, et mehemeel meil iial ei kustuks, et me oleksime igal hetkel valmis oma riigi eest seisma. Üks Enn Soosaare mõte, et demokraatiasse ei astuta, vaid demokraatiasse kasvatakse, on midagi sellist, mida meil täna Eesti Vabariigi iseseisvuspäeval väga oluline on meeles pidada. Sest nagu ei astuta demokraatiasse, ei astuta ka oma riiki, ei astuta ka oma riigi armastusse, isamaa armastusse ja ei astuta emakeele hoidmisse. Sinna kasvatakse, ühiselt kasvatakse, ühiselt kasvatakse ja ühiselt hingatakse. Meil ei tule see tihti nagu välja, sest inimloomuse üks osa on olla konfliktne. Meil on pidevad konfliktid. Me tülitseme omavahel, inimene inimese vastu, inimene omavalitsuse vastu, inimene riigi vastu, omavalitsus
riigi vastu. Ja olgem ausad, ka omavalitsuse vastu. Aga meil on kõikidel koos võimalus nendest konfliktidest pääseda. Siis, kui me oleme ausad, avatud ja avameelsed. Siis, kui me lahendame probleeme ühiselt, ühes kasvades ja ka ühes astudes. Soovin teile kõikidele head sünni. Kas on veel sõnasoovijaid? Nüüd on võimalus asetada väged ja küünlad ausambale.